Sind on alati nii tore näha. eriti kui me saame unistusi täita. Teistsugune keskkond, no me teeme ju koos igasuguseid erinevaid projekte või asju, aga selles mul on üks unistusalgatuses on midagi täitsa teistmoodi. Eestis ei taha öelda midagi maagilist, sest siis põletatakse kohe äkki nõiariidale, peab veidi tagasi hoidma. Ma ütlen, seda maagiat ei põleta isegi tuleriidal. Sest tõesti siin on see maagia sees, täitsa lõpp. Kui välja ütled, siis hakkavad imed juhtuma. See on uskumatu, ma ikka meenutan seda otse-eetrit seal Star FM-is ja see, mis me ka esimeses meie sellises rahulikus istumises, omavahelises vestlemises rääkisime, et sa ütled selle kõva häälega välja, et tõesti kuskil on keegi, et meie teine unistus, mida me nüüd täidame, see on uskumatult vinge näide sellest, et me oleme 50-60 inimest ühes ruumis ja selles ruumis sa tuletad kõigile meelde või tutvustad neile algatust ja paned 2 korvi ja ühte korvi laekub lihtne lause, tahaks kitarrimängu õppida ja teises korvis on inimene, kes on valmis kellelegi aitama kitarrimängu õppida. Ja ongi olemas. Ja ongi olemas. Ja seal oli tegelikult veel neid inimesi mitmeid, kes saaksid teineteist aidata, et lihtsalt tuleb välja öelda. No imeline ja selline kinnitus ka ja ma olen hästi tänulik sellele mehele ka, kes meiega siin selles algatuses kaasas on ja ta on seal kaamera taga, et me saame jagada kõikidega ka neid momente, kui need inimesed saavad kokku, et see inspireeriks kõiki julgemini. Kõigepealt üldse mõtlema, millest ma unistan, sest see võib olla üliraske ülesanne. Aga mida ma siis päriselt tahan? Ja teiseks seda siis ütlema, vormistama. Mul oli selle ühe korviga oli ka huvitav moment. Keegi oli kirja pannud unistuse nime juurde ei pannud. Ja siis ma olin natukene mures, kui ma neid käisin seal nädalavahetusel õhtuti lugemas. Mõtlesin, aga mõtle, kui ma saan ise näiteks aidata selle unistuse täita või keegi, aga sa ei tea, kus ta on. No mõtle siis, okei, see 50-60 inimese hulgas sinu kaudu oleks ikkagi üles leidnud, et aga unistused võiks olla täpsed, nad võiksid olla nii hästi kirjeldatud kui vähegi võimalik ja mulle muidugi meeldiks, et kui seal taga oleks ka veel mõni selline lugu või selline inspireeriv. Miks see on mulle oluline, miks ma seda nii väga soovin, et see ei ole lihtsalt mingisugune, see oleks tore, on ju, vaid et see on mulle tõesti tähtis ja ma vajan seda väikest abikätt või tõuget või seda imekomponenti, on ju, et see õnnestuks. Minu arust on nii äge see, et kui me oleme seda teinud praegu 3 kuud, 2, ei suudagi enam aru saada. Tähtpäev oli igal juhul, mina olin siis Lissabonis ja me tegime videokõne, mõtlesime, kuule, aga hakkame siis minema. See oli kunagi veebruaris. Äkki oli 9. veebruar, aga kindel ei ole. Peaaegu 3 kuud. Ja selle 3 kuuga juba ma näen, kuidas inimesed julgevad rohkem kirjutada, julgevad rohkem unistada ja tuleb aina rohkem ka neid, kes tahavad unistusi täita. Ja ma olen kuulnud ka juba mõnda lugu sellist, mis on väljaspool meie algatust, et inimesed oma sinna sotsiaalmeedia võrgustikku ütlevad välja ja sealt tuleb keegi, kes tahab aidata. Ehk siis see julgus nagu lihtsalt suhelda ja öelda ja see hakkabki, need väiksed võrgustikud hakkavad juba toimuma. See on nii äge. See on lihtsalt nii äge. Mulle tänaste unistaja, siis unistuse täitja osast meeldis väga see, kui Anni ütles, et tema unistus aidati täita, siis see oli talle nii hea tunne ja ta tundis, et ta tahab kellegile teisele ka pakkuda seda sama. Ja niimoodi see maailm ju ilusaks muutubki. Sellest see ema Teresa rääkiski, et kui igaüks koristaks ära oma ukse esise, oleks maailm täiesti puhas paik, et selle unistusega ja unistamistega on ka niimoodi. Ma ei tea, kuhu see teekond kõik välja viib, aga ma olen nii õnnelik. Ma lihtsalt nagu õnn on südames näha teisi inimesi ja võtta see aeg ka. Mis ma täna siia sõites ka korraks mõtlesin, et mind ennast ka aitab, Maria, ma olen väga tänulik, et me selle teekonna ette võtsime. See aitab peatuda. Ja kuidagi puhata ja teistmoodi maailmale vaadata. Aga mis mina siin samal ajal praegu mõtlesin, ma kuulasin küll sind ausalt. Aga taustal käib mingi see entusiasm ja ekstaas on nii suur selle teema ümber.
et mina mõtlesin, et tead, kui äge on see ka, et kui inimesed, kui nende unistus täidetakse, siis see unistus võib olla pealtnäha väga väike asi, aga see, milline tagajärg või tulemus tema elus nagu üleüldse on, see on näiteks tänane unistus, mida me siin hakkame kohe nägema, kuidas hakkab täitmine pihta, kitarri õppimine. Nii, olgu, tore asi, väikene asi on ju justkui, aga seal on ka vastutus. Ma pean harjutama hakkama. See tähendab, et minu elus midagi muutub, ma võtan selle aja iseenda jaoks, ma olen muusikas, see on minu jaoks teraapiline on ju, nii edasi, nii edasi. Ma saan selle muusikaga luua ilu teistele ja nii edasi, seal on nii palju asju veel, et see muudab nii palju. No muusika kohast ma ei tea, kas inimesed teavad Eestis, aga Prantsusmaalt pärit muusik Sass, kelle taustalugu oli selline, kunagi kuulsin tema ühte laulu täiesti juhuslikult, justkui juhused on olemas ja mõned ütlevad, et ei ole olemas. Prahas hotellis kuulsin ühte tema lugu ja see mind nii kõnetas, ma ei saanud mitte ühtegi sõna aru, aga ma sain aru, et see on minu inimene, see muusika on mulle. Ja siis läks aega mööda ja ma kohtusin ühe prantslasega, kes tõlkis mulle selle laulu ära ja see oligi minu inimene ja see oligi mulle mõeldud laul, mis ütleb, et palun, et kui ma kipun kunagi ära unustama selle, kes ma tegelikult olen, siis tuleta mulle seda meelde. Ja kuidas selle muusiku lugu algas? Ta oli tänavamuusik ja keegi kuulis. Ja täna on ta üks autentsemaid naisi maailma lavadel, kus inimesed liigutusest, sellest siirusest, tema ehedast olemusest lihtsalt õnnest nutavad. Et neid videosi võite vaadata sotsiaalmeedias, ringis on midagi meeletut, mida see naine läbi selle muusika rahvale üle maailma annab. Inimesed laulavad prantsuse keeles laulda kaasa, sõnagi aru saamata ja nad tunnevad, et see on nende inimene, et me kunagi ei tea, väga-väga ilus mõttekäik, et me tegelikult ei tea, kui suureks mõni asi võib minna või kui suur ka kõige väiksemad asjad on. Et unistused ikkagi räägivad sellest meie päris olemusest ja sellest, miks me siia oleme sündinud. Isegi need väiksed unistused, nii et tõesti need võivad nii suurte asjadeni viia. Nii lahe. Et sa enne ütlesid, et unistusi peaks sõnastama hästi nagu konkreetselt, on ju, et siis on neid mõnes mõttes kergem ka täita, on ju, sest me saame aru, et mida vaja on. Me leiame abi kiiremini võib-olla. Et aga samas, kui nüüd keegi seda videot vaatab ja mõtleb, et ma ei tea, kuidas seda konkreetsemalt sõnastada, aga ma tean seda suurt pilti, kui tahaks välja jõuda, siis pane ikkagi see ka kirja. Et võib-olla see, kui sa kirjutad selle välja, siis sealt tekib mingi selgus, et mis need vahesammud võiksid olla. Et näiteks ma tean, et meile laekus üks unistus, üks naine kirjutas, kes tahab luua oma sellist nagu keskust või sellist maa looduslähedast keskust, kus on loomad ja inimesed saavad tulla sinna ja kõik tore on ju. Et aga see on hästi suur unistus ja ta ei tea, mida ta otseselt selle jaoks nagu vajab ja siis mina vastasin talle, et kuule, aga jaga see loominguprotsess etappideks ja siis kirjuta meile hästi konkreetselt ja siis ta kirjutaski, et oleks vaja, et keegi aitaks selle katuse ära vahetada. Sai juba nagu konkreetsemaks. Juppideks teha. Et niimoodi hakkab see asi hargnema. Ja ma väga nõus selle jupitamise osas ja teisest küljest ka, et konkreetseks, kui ma ütlesin konkreetselt, näiteks tänane unistus on, et ma tahan õppida kitarri. Õudselt ja lihtne nendele inimestele, kes saavad aidata siis seda täita. Ja teine pool, kui see on midagi väga suurt, ega kitarriõpe on minu meelest üks suur ja tohutu töö. Ma ise tahaks ka õppida kitarri. Sina tahtsid laulmist õppida, kui me esimest unistust täitsime. Sul tekkis kohe tunne, et peaks ise ka lauluõpetaja juurde minema. Aga see suure pildi väikseks tegemine ja väikse pildi suureks, mida iganes, kas see on joonistades, kirjutades, kas see on videos, ei ole vahet, me jagame kõik need unistused, mis te meile saadate. Meil on moodustatud eraldi selline grupp, kus järjest liituvad inimesed, kes soovivad aidata neid unistusi täita ja meie Mariaga oleme lubanud ja võtnud missiooniks, et me täidame iga kuu ühe unistuse, aga mis ei tähenda seda, et kui see just see sinu unistus ükskõik millisel viisil sa selle kirja paned ja selle lahti selgitad, need jõuavad ka unistuste täitjani ja sealt võib juba omakorda tekkida neid täitumisi tegelikult veel rohkem. Et meie kätte ette ei pane, kui õiged inimesed kokku saavad, et ei ole nii, et ainult üks unistus on ju, võib ka rohkem tulla.
oi kui lahe, issand kui lahe, ma juba ootan sinu unistust ka, kullakene, kui sa seda vaatad. Ära jää sinna üksinda, ära ole seal üksinda selle oma mõttega, et mis nüüd mina ja mis nüüd minu unistus ja see on liiga suur või see on liiga väike, see on nii raske, see on nii lihtne. Vahet ei ole, saada ära. Et julgelt luba oma ellu rõõmu tuua ja imesid ka. On ju? Äge. Täiega. Aitäh sulle.